alustame saatega Meie kaunid kodud. Täna oleme Tartus ja külastame ilmselt ülikoolilinna kõige eksklusiivsemat korterit, mis asub loomulikult Tigutorni 2 viimasel korrusel. Tigutornist on saanud vaieldamatult üks Tartu sümboleid ning jagub küllaga neid inimesi, kes unistavad sellesse majja korteri soetamisest. Kuulsa hoone 2 viimasel korrusel on aga ilmselgelt linna eksklusiivseim korter. Penthouse, mida täna koos sama stiilse näitleja Veiko Tääriga avastama asume. Ma näen, et ta juba istub seal akna peal, sest siin on nii imelised vaated lihtsalt, et mina ilmselt istuks ka. Tere, Veiko! Tere! Ma näen, et sa oled leidnud siin, mööblit siin praegu väga palju ei näe, aga sa leidsid ikkagi endale sellise meeldiva koha, sest need vaated siit on lihtsalt võrratud. Ja, ega üks ruum algabki tegelikult sellest tema puhtast positsioonist. See tähendab siis ilma mööblite positsioonist. Ja see on võimalus, kus siis kõik saavad ise kujundada täpselt selliselt, nagu neile meeldib. Tõepoolest, mööblit selles korteris praegu ei ole, kuid vastupidiselt paljudele tundub see kodu ikkagi äärmiselt ahvatusväärne. Suurt rolli mängivad loomulikult vaated. Mulle meeldib mägedes käia ja seal on vaated väga võimsad ja seal on kõrgust veel rohkem kui siin Tigutornis. Aga elamise mõistes ma olen ka pigem vististi maalähedane. Ent samas ma ei välistaks ka sellist võimalust, et võiks elada sellises kohas, kus on selline võimas ja kena vaade nagu siin Tigutornis. Seda vaadet nautides saab aru küll, miks siin tahetakse elada ja tegelikult see korter nüüd asub kõige kõrgemale, siit on kõige kaugemale see vaade. Ma arvan, et ikka mitukümmend kilomeetrit, võib-olla isegi Elva võib siit kätte paista. Põhimõtteliselt pool Tartut kindlasti paistab kätte siit. Ma julgeks öelda, et isegi terve Tartu, kui minna üles, kuhu me mõne hetke pärast liigume, siis sealt paistab ka teisele poole. Siit me praegu näeme seda Emajõe poolt, kuhu jääb siis Vanemuise teater, mis on kõige tähtsam minu jaoks, eks ole, mille järgi ma saan positsioneerida kõike muud. Ja siis teisel pool, ja Jaani kirik on ka muidugi siinne kõige tähtsam objekt, mis silma hakkab. Ja siis teisele poole jääb see nii-öelda ülejõe piirkond. Vilen Künnapuu loodud Tigutorn valmis 2008. aastal ning selle ehitamist saatis ka pisike skandaal. Detailplaneering lubas maja kõrguseks 70 meetrit. Hoone tehti aga 90 meetrine. Tigutorn on Tartu maamärk läbi suurte vaidluste ja nii võib öelda ka kohtuskäimiste najal on siis valmis saanud. Need, kes siia said endale selle korteri, need olid ikka õnnega koos. See käis nii, nagu tänasel päeval käivad mingisugused IPO-d, et kuulutatakse välja ja põmm, kõik on läbi müüdud. See oli ka enne, kui siin üldse midagi tegema hakati, oli korterid vist välja müüdud. Minu hinnangul võiks öelda, et torn on natuke madal saanud, et kui Tallinna poolt tulla, siis teda peaaegu üldse pole näha, aga kui Roiu poolt vaadata, siis on ta nagu selline paks Margareeta keset Tartut. Jätkame aga viimasel 2 korrusel asuva lukskorteri avastamisega. Välisuksest sisse astudes jõuate elutuppa. See tähendab seda, et sa tuled uksest sisse ja sa oled kohe korteris sees. Sul ei ole mingisugust pikka sissejuhatust, sul ei ole esikut, sul ei ole sellist meie mõistes koridori, et siin paned asjad ära, siis liigume edasi ja siis avanevad sulle mingisugused uued ruumid. Siin sa oled põmdi kohe selles eluruumis. Loomulikult siin on sisekujunduslikult kuidagi võimalik seda liigendada, kuidas keegi tahab. Selle ruumi teeb ju eriliseks see, et siin ei ole 4-nurkseid seinu. See on ikkagi ju ümarate vormidega. Nii et see on kindlasti põnev, eriline. Köögimööbel on siin standardselt sees. Kellele meeldib, sellele meeldib, kellele ei meeldi, võib ju selle välja vahetada, alati on ju see luksus olemas. Lisaks elutoale ja köögile on korteri alumisel korrusel veel vaid 2 ruumi. Siin on muidugi ka väike tualett olemas, mõnus, kõik disain on marmor ja nii edasi. Ja palun, voilà, see võib olla külaliste tuba
see võib olla lastetuba, see võib olla ka miks mitte kabinet siin esimesel korrusel vastavalt vajadustele. Kui on selline avarus vaates ja sa seal otsid seda inspiratsiooni, võib-olla see Pegasus lendab kohe sul vastu akent ja plõmdi. Ja kui muidu öeldakse, et siin ükski aken lahti ei käi, siis näete, pisut linnaõhku saab ikkagi ligi lasta ja seal esimeses ruumis seal oli ka hästi väike aknakene. Enne väga ägedat teise korruse avastamist uurimaga, kui populaarne on tigutorn tänasel päeval. 11 aastat peale valvimist. Tigutorn on teatud sektori hulgas väga ihaldusväärne kortermaja. Kõik, kes hindavad kesklinna elukeskkonda ja hindavad ka seda, et nad võivad jalgsi tööle minna. Nende jaoks on see ideaalne koht. Nüüd aga edasi teise korruse juurde ja juba minek sinna on eriline. Kes julgeb, saab tulla mööda seda klaastreppi edasi. Ja see on tõeline disaini ime. Loomulikult puhtust ja korda armastavad peremehed, perenaised peavad sellise trepi korras hoidmiseks nägema päris palju vaeva. See on selge. Ent siin on nüüd üks tore atraktsioon, mida näeb praegu kõrghoonetes, näiteks Tallinna Teletornis ja see ongi sellistele nõrganärvilistele. Siin saab oma julguse proovile panna, et kui Tallinna Teletornis tõesti on see kukkumine natukene kõrgem, siis siin saab harjutada. Enne kui sa sinna peale lähed. Siin ei ole midagi siis. Jah, teed natukene. Aga nendele, kellel on kõrgusega probleeme kindlasti, on see paras selline hea hommikune äratus võib-olla isegi. Teise korruse juurde, nagu võib-olla juba märkasite, kuulub ka hiiglaslik 80 ruutmeetrine terrass. Kui mina seda terrassi nägin, siis mul tekkis kohe selline tunne, et see terrass ei saaks kindlasti jääda täiesti selliseks, et sa kujundad endal selle korteri ära ja siis see terrass oleks lihtsalt selline, kuhu sa oled oma välimööbli tõstnud ja võib-olla grilli pannud siia, vaid see tuleks ka siis kujundada, aga sinna on väga hea võimalus teha üks tõeliselt eriline oma terrassi aed või selline oaas. See on küll suurepärane võimalus. Oma väike oaas siin üleval, eks ju? Täpselt. Et sa saad tulla siia ja näiteks, kui sul sõbrad tuttavad tulevad külla, siis suvisel ajal või miks mitte ka talvisel ajal oleks see eriline ja väga fantastiline koht, kuhu minna ja kus... Ja piisavalt suur, et ka võõrustada sõpru, sest kui palju me tegelikult korterite juures nii suurt terrassi näeme ja sellisel kõrgusel veel. Väga vähestel on isegi nii suurt korterit, kui on see terrassi. Vägeva korteri juurde kuulub loomulikult ka uhke saunakompleks. Ja siin on meil siis vannituba, voilà, vanniga, vannimõnulejate tõeline unistus. Ja siin on saunamõnude nautijatele ka saun imelise vaatega. Tuled siia, viskad leili ja vaatad, kas täna käib Tallinna Kaubamajas rohkem, taskus rohkem või kvartalis rohkem rahvast. Või vaatad, et minu bussi väljumiseni on natukene jäänud, et jõuan veel natukene leili visata. Kindlasti sellise saunakompleksina, vannitoana väga mõnus lõõgastumise paik. Mõned eksibisionistid kindlasti nautlevad seda, kui nad pärast saunast tulevad ja seisavad siin. Aga jällegi, kui mõtleme, kui kõrgel me oleme, keegi ei erista pärast. Miks mitte? Ja see siin tekib ju küsimus, kas see on sauna eesruum. Selle võib ka kujundada sauna eesruumiks. Ent see on pigem mõeldud selliseks master bedroomiks, ehk siis peamiseks magamistoaks suureks. Ja siin nurga taga on siis garderoob. Ja see on selline uhke magamistuba, kus saab siis otse sinna vannituppa ja see on selline garderoob ja igal pool on vaated. Siit on hea vaadata muidugi näiteks Anne kanali poole jõe peale. Jõe peal liikuvaid laevu, paate, kõike seda. Kõike seda nähes võib vist üsna kinnitada seda, mida saate alguses õhku viskasime. Tegemist on Tartu erilisema korteriga. Antud hetkel on ta kindlasti ja ma arvan, ta jääb ka 10-15 aastaks kindlasti eksklusiivsemaks korteriks ja ka tigutorn eksklusiivsemaks hooneks.
Tigutorni korter on City24 portaalis müügil 700 000 euroga. Miks see maha müüakse? Korterit antud hetkel ei kasutata sihtotstarbeliselt ja hetkel on ta müügis põhjusel, et omanikul pole teda enam vaja ja ka mööbel on seetõttu välja viidud. Veiko tunnistas, et temal oli see elus esimene kord Tigutornis käia ja kohe nii erilises korteris. Mida erilist aga tema enda elus praegu toimumas on? Midagi värsket on see, et meie menuk lavastus Naised, mida me Tallinnas nüüd mängisime päris pikalt ja nüüd oleme Tallinnas sellega joone alla tõmmanud, siis me tuleme siia Lõuna-Eestisse just siia Tartu linna ja sinna Vanemuise teatrisse Suurde Majja. Tuleme 27. mail Naised etendusega õhtul kell 7. Kõik lõunaeestlased on oodatud sinna tulema ja võtma endale aega naermiseks. Aga mina tänan sind, Veiko, aitäh, et tulid siia. Aitäh kutsumast. See on ainulaadne võimalus olnud siin Tigutorni kõige kõrgemas korteris nautida seda vaadet ja seda Vilen Künnapuu arhitektuuri. Aitäh!